Järgmine mees, kes tuleb meile rääkima, on Erki Heinsaar, kes on Mediabrands Digitali tegevjuht. Ja tema esinemisega oli see lugu, et siis kui Mikk kunagi postitas selle Facebooki, et ta tuleb ja räägib sellest, et Facebook on surnud. Ma ei tea küll, miks ta Facebooki selle postitas, et Facebook on surnud. Siis järgmisena kohe inimesed elavnesid ja kõik hakkasid karjuma. Ei, Facebook ei ole surnud. Parafraseerides Frank Zappata isegi ei lõhna imelikult. Aga mis siis Facebookiga toimub? Kas Facebook on kasvanud liiga suureks? Me enam lihtsalt ei taju seal, mis seal toimub. Erki, palun tule ja selgita. Aitäh. Tervist. Mul on Jaagu ettekandele 2 siduslaidi. Ehk siis on väga vähe esitlusi, häid esitlusi, kus ei kasutata Maslow püramiidi. Ja viimased 10-15 aastat on sinna saanud teha sellise täienduse ja öelda, et nüüd on nii. Nüüd tänase ettekande valguses peame ühe täienduse veel tegema, mis üha enam ilmselt oma enda käitumisharjumustest näete, et nii tõepoolest on. Aga rääkides Facebookist, siis tõepoolest selle ettekande pealkiri oli, kas Facebook turunduskanalina on surnud. Ja miks ma sellise pealkirja panin, oli see, et kuna Facebook on olnud väga suur haip nii Eestis kui üle maailma, siis just kui jutud peatsest lõppemisest on samasuguse nagu haibi kuvandi saanud. Ehk nad on alguse saanud enamjaolt USA-st ja nüüd viimastel kuudel, kvartalitel ka väga palju Eestisse refereeritud. Ehk et me teame, et orgaaniline reach on pidevalt vähenemas, inimesed on pealiskaudsemad, kõik need jutud. Ehk siis selles mõttes ta natukene selline provotseeriv pealkiri kahtlemata on. Ja mis tõepoolest nagu juhtus, oli siis see, et Mikk sellise turunduskuruna tegi pealkirja natukene põnevamaks, mis peale mind sotsiaalmeedias ehk siis seal samas Facebookis tituleeriti Eestis Facebooki tappeks. Aga seda, et Facebook turunduskanalina surnud on, ma absoluutselt öelda ei taha, ehk siis see õige pealkiri ikkagi on küsimärgiga ja räägime sellest, mis see tänane seis on. Ja tänane seis on selline, et kui me alustame kriitikast Facebooki osas, siis üks suur jama Facebookiga on, et siin on tekkinud sellised elukutselised mängijad, elukutselised jagajad. Ehk siin on väljavõtte ühe inimese profiilist, kutsume teda tinglikult Antsuks. Ja Ants on tänaseks ilmselt see on isegi üle 8500, ta jälgib 8500 fännilehte. Ja me teame, et keskmiselt ühe fänni saamiseks ettevõtted kulutavad suurusjärgus euro. Ehk siis Ants on läinud Eesti ettevõtetele maksma 8500 eurot puhtalt sellega, et ta on nendesse lehtedesse integreeritud. Ja neid Ants on veel. Ehk siis meil ongi mingisugune seltskond, kes võtab Facebooki teenimiskanalina. Ehk see on üks mure, sellepärast, et mida me Facebookis tegelikult väga palju ootame, on see, et inimesed kuidagi suhtleksid meie loodava sisuga, eks ole. Ehk kui me teeme mingi postituses, me tahame, et seda laigitakse, jagatakse, kommenteeritakse. Ja mida rohkem siis on selliseid elukutselisi jagajaid, seda vähem nende lugude statistika meile tegelikult ütleb. Ja teine suur mure, mis on täna Facebookiga, on Facebooki rõõm, turundajate mure, on siis see, et need on täpselt aastamanad andmed, kui see muudatus kõige suurema jõnksuga muutus, ehk siis see sinine joon näitab Facebooki orgaanilise reach'i vähenemist ja te näete, et see on kuude lõikes, eks ole, väga drastiliselt vähenenud ja samal ajal aktsiahinna tõusu, eks ole, mis on väga selgelt omavahel seotud, ehk et mida rohkem Facebook teenib sellest, et oma sisu levitamiseks pead raha maksma, siis seda paremini läheb.
Ehk et see on see nii-öelda teine taustapilt, mis meil täna on. Ja samal ajal Facebooki majandustulemused teevad läbi aegade rekordeid. Facebook on selgelt kõige kiiremini kasvav reklaamikanal, kiiremini kui Google. Ehk siis kui paar aastat tagasi Facebook teenis 10 korda vähem reklaamitulu kui Google, siis täna teenib 5 korda vähem. Ehk et selles osas nii-öelda Facebooki finantspoole pealt vaadates on kõik justkui väga korras. See meid nii-öelda Eestis liiga palju ei huvita. Mis meid huvitab, on see kasutajate pool, ehk mis me sellega saame siis tänases seisus ette võtta. Ja kui ülemaailmselt vaadates, Facebookil on umbes 1,4 miljardit kasutajat ja mis on väga põnev on, et 1,2 miljardit kasutab seda siis ka mobiilis. Ja on 500 miljonit inimest, kes kasutavad Facebooki ainult mobiilis. Ehk siis see on ülisuur osakaal tegelikult, keda me ei saagi nagu tavaekraanilt kätte. See on oluliselt suurem kui siin Jaagu toodud enne Eestist Delfi Postimees, eks ole, kelle puhul ka see mobiili osakaal teatud kuudel, eriti pärast heldeid jõuluvanasid, on sinna 50 ligi juba läinud, aga see ei ole unikaalne, ehk et need ei ole inimesed, kes ainult mobiilis Delfis käivad, vaid nad käivad lisaks tavaekraanile ka mobiilist, ehk ta on nagu lisakontaktid Delfile. Aga Facebooki puhul on väga suur osakaal inimesi, keda me tavaekraanilt kätte ei saa. Ehk seda igasuguse turundusliku sisu loomisel ja samamoodi reklaamide puhul peab väga selgelt arvestama, et see, mida te loote, peab olema nähtav nii tavaekraanilt kui siis mobiilist. Kui me räägime Facebooki kas siis surmast või suurest elujõust, siis suures plaanis ma arvan, et on mõistlik jagada see 2. Ehk siis on Facebookis reklaamimise võimalus ja siis kogu see sisuturunduse pool. Ja kui me võtame reklaami, siis need on sellised tinglikud Eesti reklaamihindade numbrid viimase aasta jooksul siis. Ehk me näeme tegelikult, et nii kontaktihind, klikihind kui ka klikkide ja kontaktide suhe, et kõik näited on tõusnud ja on tõusnud päris suures mahus. See selles mõttes ei näita nagu kogu tõde, ehk et mõnevõrra meelevaldne graafik, kuna Facebookis neid reklaamivõimalusi on väga erinevaid ja nende erinevate võimaluste hinnad on väga erinevad, ehk et mida suuremaks läheb näiteks uudisvoos oleva reklaami osakaal, siis seda kallimaks lähevad reeglina nii kontakti kui klikihinnad. Aga isegi selle pildi taustal tegelikult ei ole Eestis soodsamat veebikanalit täna, mis võimaldab sellisel määral sihtida kui Facebook. Ehk siis reklaami kontekstis ma siin tõmbakski joone alla, ehk et selgelt Facebook sisemiselt üritab saada meilt rohkem raha kätte, samas ta panustab päris palju sellesse, et see raha oleks efektiivselt kasutatud, ehk et reklaamikanalina igal juhul on täna väga konkurentsivõimeline. Aga läheks nüüd sisu juurde, ehk et mis tegelikult ongi see osa, mis kõige rohkem kriitikat on saanud. Et vaatame siis esmalt, mis meil Eestis üldse alternatiivid on. Et me vaatame siin aktiivsete interneti kasutajate erinevate sotsiaalvõrgustike tarbimist. Ehk siis inimesed, kes iga päev või üle päeva internetti kasutavad, et siis mis osa neist milliseid sotsiaalvõrgustikke kasutab. Ja just kui siin alguses tekib tunne, et meil on isegi nagu selline tugev esikolmik, siis kui te natukene sinna sisse vaatate, siis sotsiaalmeedia sisuloome, ehk siis turunduslikus mõttes sisuloome kontekstis me tegelikult räägime ainult Facebookist, sest et selles mõttes ma võiksin siia panna sellise valge kasti peale, mida ma ka osades esitlustes olen teinud, ehk et YouTube ja Google Plus sotsiaalmeedia kanalina on Eestis ikkagi olematud, ehk et nad on veel väiksemad kui Instagram, LinkedIn, kõik see. Ehk kui te vaatate YouTube'i, siis ta on tegelikult
videode levitamise platvorm. Aga kui te vaatate näiteks brände, kes YouTube'is on teinud oma kanali, siis võtame Eesti suurimad telekomid, neil on 60, 70, 80 000 Facebooki fänni ja siis neil on 178 YouTube'i kanali jälgijat näiteks. Ehk see ei ole sotsiaalmeedia kanal selles mõttes. Ja Google Plus on selles mõttes hea näide, kuidas Google jõuga midagi inimestele peale surub. Ehk siis, kui teil on Google'i konto, siis teil on Google Plus konto, aga tõenäolisus, et te seal reaalselt midagi viimase aasta jooksul teinud olete, on üsna väike. Et selles mõttes, kui võtta üldse, kus me inimesed kätte saame, siis ega Facebookil ei ole Eestis konkurentsi enamike brändide puhul. Ja nüüd minnes sisu juurde, ehk siis kasutame siin ülemaailmset uuringut, mida me ise Eestis viimased 3-4 aastat oleme ka teostanud, ehk et me uurime, et mida inimesed üldse Facebookis ja sotsiaalmeedias üldiselt, et mida nad tahavad jälgida, mis lehti nad jälgivad, et mis tüüpi sisu neile korda läheb. Ja suures plaanis võib öelda, et üsna kõik, mis meid ümbritseb, on ka see, millest me sotsiaalmeedias täiesti vabalt võime rääkida, ehk et me ei räägi siin kuidagi väga nagu nišistumisest, ehk et need on ikkagi väga selgelt teemad, mis meid igapäevaselt ümbritsevad. Ja mis me selle teadmisega peale hakkame, on see, et kui mõelda, mida üldse sotsiaalmeedias luua, siis me peame vaatama, mida inimesed sealt ootavad, ehk et mis on nende vajadused. Ja suures plaanis me saame nad jagada 5, mis on siin siis ka välja toodud kategooriate ja märksõnadena. Teen sellise tänamatu liigutuse, et ma annan teile võimaluse pakkuda, mis kategooria alla Eesti sotsiaalmeedia tarbimine võiks minna. Ma tean küll, et te olete kõik eestlased ja te ei kommenteeri ega küsi küsimusi, aga mis tundub kõige sellisem loogilisem? Kuulsin suhteid. Sinine on hea pakkumine. Eesti ja ka näiteks Läti ja USA olid hästi pikalt sinises. Aastaid, algusest peale. Ehk siis see meelelahutuslik pool. Leedu näiteks on olnud kogu aeg siin all, ehk siis make money, build a career, ehk et väga selline nagu enesebrändile keskenduv suhtumine. Täna on olukord selline, et Eesti tegelikult on tõusnud siia learning ehk õppimise ossa. Ehk siis tegelikult turundajale ülihea uudis, ehk siis inimesed, kes jälgivad mingeid lehti, nende põhiline huvi on saada ettevõttest brändist rohkem teada, saada uute toodete kohta infot. Ehk siis selles osas lootus ei ole kuhugi kadunud. Ehk et kui inimesena reaalselt, ja me räägime siin siis nendest inimestest, kellele teie bränd nagu reaalselt korda läheb, mitte siis need, kes mingi auhinna pärast tulevad, et need tegelikult ka huvitab see, mis te teete. Ja sellisel juhul, mis me saavutama peame, on see, et me peame saama tasakaalu selle vahel, mida inimesed tahavad ja mida meie tahame. Ehk siis meil on brändi eesmärgid, mida me tahame nende fännidega peale hakata ja samas me teame, et on tarbijavajadused ja me peame siis need omavahel kokku viima. Ja kuidas seda teha, et siin on mõned näited, te ei saa siit küll hästi lugeda, aga ma räägin, mis need näited tähendavad, ehk et iga valdkonna puhul muidugi need vajadused on erinevad. Ehk siis kui meil on telekomi näide, ehk siis inimesed, kes jälgivad mingi telekomi fännilehte, siis nende puhul on kõige tugevamad punktid on siin abi ja nõuanded, tagasiside andmine, ehk et see on puhas selline klienditeenindus tegelikult oma teenusepakkujaga suhtlemine. Ütleme söögi-joogi, siis seal on 2 esimest, on ligipääs uusimale infole ja võimalus arvamust avaldada. Ehk siis ligipääs uusimale infole tähendab seda, et tihti isegi info, mida kuskil mujal varem ei ole avaldatud. Ehk siis inimesed tunnevad, et nad saavad teilt kõige esimesena info kätte. Ja reisimine ilmselt on ka kõige selgepiirilisem, on siis 2 kategooriat.
üks on samamoodi ligipääs uusimale infole ehk reisipakkumistele, väga loogiline, ja teine on siis võimalus igapäevaelust nii-öelda põgeneda või pääseda. Ehk siis, kui te ei saa reaalselt reisile minna, siis selliseid inspireerivaid pilte, videosid vaadata on väga hea. Nüüd mõõtmise juurde, mis on tegelikult selle ettekande, ma arvan, ka üks põhiosasid ehk, et kuidas seda kogu tegevust siis mõõta, et kuidas te teate, kas te olete efektiivsed või mitte. Et see on hästi lihtne, kui te müüte midagi veebis. Ja siin ongi ühe ettevõtte näide, kus me näeme Facebooki reklaami, Facebooki postitusi, me näeme reaalselt palju nad tänu nendele teatud perioodil on käivet tekitanud. Me teame palju, me oleme sinna aega raha panustanud, ehk et lihtsamat mõõdikut ei ole. Nüüd, kuidas teha siis, kui me reaalselt ei müü veebis? Me ise kasutame siin sellist platvormi nagu Socialite, mis siis paneb Facebookis tehtud tegevustele reaalselt rahanumbri külge, mis see maksaks, kui me ostaksime selle Facebookis reklaamina. Ehk siis on erinevate kuude lõikes, me näeme, et eelmise aasta oktoobris selle lehe sisuloomega on orgaaniliselt see earned media väärtus on 2309 eurot. Ja see väärtus, siis need parameetrid, mis seal seadistatakse, need muutuvad siis reaalajas lähtuvalt sellest, kuidas Facebooki hinnad muutuvad. Ehk et väga hea viis, kuidas siis reaalselt vaadata, mis su selline mõju on. Sest Facebooki fänni arv täna väga palju enam ei näitaks. Ja sealt samast platvormist, meil on 2 kliendi näited ehk, et kumb neist on edukam. Tavaline pakkumine, et see, kus on engagement on suurem, ehk see on edukam. Reaalsus on see, et te tegelikult ei tea seda, sest et te tea, mis on nende lehtede eesmärgid. Awareness reach võibki olla ühe Facebooki lehe eesmärk, eks ole, et meil ei pea olema iga lehe eesmärk võimalikult palju inimestelt mingeid laike või jagamisi saada, sellepärast et on väga palju tooteid, mille sihtrühm on inimesed, kes tegelikult oma olemuselt ei ole laikijad ega jagad. Võtame autod näiteks, eks ole, mis üks autoostja, eriti kallimate autode ostja reeglina väga ei jaga Facebookis sisu. Ehk siis tulles lõppu ja algusesse tagasi, kõik selgelt algab eesmärkidest, eesmärgid te peate ise endale püstitama. Raha võib olla üks lihtsamaid eesmärke, eks ole, alati raha Facebooki puhul ei ole võimalik kasutada, siis neid on väga mitmeid erinevaid, mida siis saab kasutada. Mida me täna ei soovita kasutada on fännide arv, sest see ei ütle absoluutselt mitte midagi. Ehk et teil võib olla 100 000 fänni ja ühte postitust näeb 27 inimest. Ehk et selles osas fännide arv ei ole täna mingi näite. Ehk siis, kui see kogu jutt kokku võtta, see võib küll tunduda natukene selline bullshit bingona ehk et eesmärgid ja strateegia ja kõik, aga reaalselt nii täna on. Et üllatavalt vähe klientide puhul me näeme, et on reaalselt mingidki mõõdetavad eesmärgid või mingigi strateegia või mingigi nagu tagamõte, mis iganes kanalis asju teha. Ehk siis väga selgelt esimene soovitus loo see strateegia lähtuvalt oma eesmärkidest. Tea, mida su fännid ootavad, vasta sellele, leia tasakaal siis sisu tekitamise, selle levitamise ja reklaami vahel. Ehk teatud juhtudel, kui teil on ka kampaaniasõnum, on seda mõistlikum reklaamina levitada, teatud juhtudel on mõistlikum seda sama postitust nagu sisuna levitada. Ja seda, kumb on mõistlikum, te saate siis teada läbi selle, et reaalselt mõõdate ja analüüsite. Minu poolt kõik ja loodan, et sellele küsimusele te kõik nüüd saite ka vastuse ehk, et ei ole kaugeltki surnud, aga tähelepanu, mis te sinna peate panema, on oluliselt tõusnud, sest muidu ta ei täida enam eesmärke. Erki, suur tänu sulle. Millised küsimusi teil on? Ja, palun. Kus kohast see info on pärit, et kui palju eestlased kasutavad, mitte eestlased, aga Eestis inimesed kasutavad erinevad sotsiaalmeediavõrgustikke? Küsimus oli selles, et kus kohast pärineb info, kui palju eestlased kasutavad sotsiaalseid võrgustikke? Jah, see ongi see sama uuring, mida ma mainisin. Selle uuringu nimi on
Wave ja me oleme nüüd ülemaailmselt teinud seda 8 aastat, siis igal aastal ja Eestis viimased 3 aastat. Ehk et kus me saame siis jälgida trende, et mis võrgustikke kasutatakse, mis inimesed sotsiaalmeediast ootavad, kuni brändideni välja, eks ole. Ehk et milliseid brände erinevad inimesed sotsiaalmeedias jälgivad. Aitäh. Milliseid küsimusi veel? Ja, palun. Kas need numbrid olid kogu elanikkond või internet? See, nagu ma ütlesin ka, oli aktiivsed interneti kasutajad, ehk siis kes kasutavad kas igapäevaselt või üle päeva. Milliseid küsimusi teil veel on? Eelmine kõneleja ütles, et mobile on viimane, kas teie sõnum on, et Facebook nagu kestab ja on viimane? Nagu ma üritasin ka, võib-olla mitte otsesõnu, aga oma teemas, kuhu ma üritasin jõuda, on see, et ei ole tegelikult nagu musta ja valget maailma, eks ole. Ehk et Facebooki on mõistlik kasutada nii kaua, kuni ta on reaalselt teie eesmärkide jaoks efektiivne. Ehk siis võib juhtuda, et aasta pärast ta enam ei ole, eks ole. Ehk et Facebook iseenesest on lihtsalt üks meediakanal, mis annab tihti laiemaid võimalusi kui, ma ei tea, Delfi või Postimees, eks ole. Aga mida ma kindlasti soovitan, et ärge võtke seda nagu ühtse mingisuguse suure jumalana, ehk et seda ta kindlasti ei ole. Ehk et ta on ikkagi väga kainelt mõõdetav ja tema efektiivsus on seeläbi siis ka näidatav, eks ole, et kas ta on mõistlik või mitte. Ehk et Facebook first või last, see ei ole üldse teema. Millised on konkreetsed sammud, kui Facebookis reklaamida? See on sama lai küsimus, et mida sa teed siis, kui sa tahad hakata maja astma. Väga selge, mida ma teen, eks. Panen vajadused paika esimesena. Sisuliselt ma arvan, et kui see võtta ette, siis üsna hea pildi saab siit ette. Ehk et alustate igal juhul sellest, et mis su eesmärgid on, eks. Ehk siis kas sa tahad müüa, kas sa tahad inimestega suhelda, kas sa tahad inimestega iga päev suhelda, kas sa tahad oma mingi põhifännigrupiga suhelda või laiemalt, eks ole. Kas sa tahad lihtsalt võimalikult soodsalt oma kodulehele liiklust, ehk et siin on mustmiljonid erinevat võimalust. Aga sa pead alustama eesmärkidest, ehk et kui sa seda ei tee, siis on mõttetu loota, et midagi mõistlikku välja tuleb. Kus kohas, kui sa ütled mõistlik, kus kohas Facebookis läheb mõistliku eelarve piir? See on aja jooksul kogu aeg ju muutub ja sõltub sellest üldisest ruumist. Ehk siis kui teised kanalid näiteks lähevad hinnas allapoole, Facebook pidevalt tõuseb, eks ole, siis me näeme seda tasakaalu piiri. Ja teine pool on see, et eriti lihtne on alati igasugustel e-poodidel, et kui sa reaalselt mõõdad erinevate kanalite käivet, eks ole, et siis sa näedki, mis kampaania sõnumite, mis kampaaniate puhul, mis kanal kasulik on, mis mitte. See, mis ei ole, viskad välja. Aitäh. Meil on aega täpselt üheks küsimuseks sealt. Ma kuulnud ühtegi sõna share'imine. Kas selle fännide alla, mis on väga kasutu või? Share'imine, ma küll rääkisin eesti keeles jagamistest, ehk et see share'imine või jagamine, ma ütleks, et see võib olla ülihea asi ja siis ta võib olla suhteliselt mõttetu, sõltuvalt sellest, kes seda teeb. Ehk siis, kui teil õnnestub luua sellist sisu, mida meiesugused inimesed täiesti vabatahtlikult suure rõõmuga oma sõpradele jagavad, siis sellest paremat asja ei ole. Kui teil õnnestub luua sisu, et ütleme, et te jagate välja iPadi kõikide inimeste vahel, kes seda postitust jagavad, siis sellel väga suurt väärtust ei ole. Ehk et see jagamise väärtus sõltub sellest, kes ja miks jagab. Erki, suur tänu sulle. Aitäh! Tänan!